Kes alustab? Okei. No nii, tervist! Tere tulemast siis Lapikute esimesele Java koolitusele. Et siis, mina olen Erik ja mina olen koolituse läbiviija. Siis natukene koolitusest. Et rõhutan, et tegemist ei ole ametliku TTÜ koolitusega. See tähendab seda, et ei saa selle eest ainepunkte ja loomulikult ei kaota selle eest ainepunkte. Küll aga, mis te saate, on siuksed kasutatavad tarkused ja siuksed vajalikud tarkused, millega te saate nagu oma koolitöid lihtsamini teha ja natukene kergemini liikuda. Ja siis rõhutan uuesti, et tegemist on Lapikute poolt korraldatava koolitusega ja mis koosneb 3 osast. Et tänane plaan on, et räägime siuksest põhilisest hoobist, objektorienteeritusest. Natukene, kuidas te saaksite oma koodi struktureerida ja kuidas seda nagu ära kasutada oma huvides. Et lihtsam oleks muutusi sisse teha ja sükist värki. Teisel tunnil kasutame neid samu põhimõtteid, et teha mäng 2Ds. Tõenäoliselt hakkame Snake'i tegema. Ja 3. tunnil teeme mängu 3Ds ning ilmselt tõenäoliselt mingisugune FPS. Milline täpselt, eks näha ole. Nii, mina olen uuesti minust. Mina olen Erik, olen uhke Lapik ja minuga saab kontakti 2 aadressil, kui on midagi vaja pärast, on mingisugust küsimusi, on mingeid ettepanekuid, on mingeid muid probleeme või kui te soovite meile näiteks organisatsiooni liituda. Siis on ka need emailid on abiks. Nii, täna me räägime, mis asi on klass, miks me peaks seda kasutama, mida see meile annab. Siis me räägime natukene nimetamisest. See on suhteliselt kiire, mingi 5-10 minutit või niimoodi, tegelikult 5 minutit. Aga see on vajalik, eriti siis, kui asi läheb tiimitööks. Ja seejärel, kui klassid on selged, siis hakkame nendega tegema trikke, hakkame tegema pärimist ja hakkame tegema polümorfismi. Nii, let's get the show on the road. Nii, esimene asi. Mis asi on klass? Klass on põhimõtteliselt nagu ükskõik missugune objekt siin maailmas. Seda arvutit saab vaadelda klassina. Seda lauda siin saab vaadelda klassina. Tool on klass, see maja on ka klass. On kõik nagu objektid või niimoodi. Ja klass ei pea olema mingisugune terviklik objekt, klass võib olla ka alamobjekt. Näiteks tooli jalg võib olla klass, inimese jalg võib olla mingisugune klass. Näiteks lambipirn võib olla klass, lambipirni klaas võib ka klass olla põhimõtteliselt. Klassi idee on nagu see, et me võtame mingisuguse objekti ja me koondame kõik tema omadused, tema nagu väärtused, mõõtmed ja siuksed asjad ja kõik funktsioonid, mis sa temaga teha saad, koondame kõik ühte kohta kokku. Nii, näiteks inimene on ka klass. Ma arvan, et alustuseks võiksimegi teha ühe inimklassi. Loodan, et kõikidel on need klepsid olemas. Et teemegi siis. Teeme uue projektikese. Project name on, nojah, see on meie esimene koolitus. Selle projekti najal ma selgitan ära need põhiasjad ja baaskoodi juurde läheme hiljem. Nii, midagi erilist meil vaja ei ole. Ma loodan, et kõigil on Java 1.8, siis baaskood ei lähe tööle muidu. Ausalt, vannun. Nii. Seejärel tahame endale ühte uut klassi. Main paneme selleks nimeks. Package on meil ka main. Põhimõtteliselt meie main klass või niimoodi. See on nagu, need on nagu vana aja autod, vaata, mis nagu nupust käima ei läinud või niimoodi, mingisugune vend oli seal vändaga ees, väntas seda autot käima. Main klassi eesmärk on enam-vähem sama asi. Tehakse siuksed põhilised asjad ära, siis lastakse kõik muu asi käima. Nii, teeme endale ühe klassi juurde siia ja paneme talle nimeks inimene. Nii, siis nimetamise poole pealt kõik nimed me kirjutame inglise keeles,
et meil oleks mingisugune standard ja kõik klassinimed, absoluutselt kõik klassinimed just nimelt, algavad suure algustähega. Kirjutame camel case'i. Nii. Nüüd, inimene, noh, mis tal on? Inimesel on palju erinevaid omadusi ning klassil, nagu ma eelnevalt märkisin, saame panna nagu siukseid väärtusid sinna sisse. Näiteks, mis on kõikidel inimestel olemas? Igal inimesel on pikkus, height. Igal inimesel on kaal, weight. Ups, nii. Ja igal inimesel on, no paneme näiteks siia mingisugune mõte või midagi. Kõik mõtlevad midagi. Nii, ja põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et igal inimesel on ka mingisugune omadus, midagi, mida ta teeb. Ütleme näiteks, iga inimene oskab süüa. Meil on funktsioon nimega eat. Üks väga lihtne asi. Kui te tahate kirjutada system out println'i oma Eclipse'is, siis tehke niimoodi, et kirjutage kõigepealt süso, siis vajutage control space'i. Niimoodi. Igaks juhuks räägin, kõik ei tea seda. Nagu täna selgus. Nii. Ups. Nii. Ühe inimene saab süüa. Nii. Nüüd me oleme ilusti ära näidanud, et klassi me saame panna muutujaid, me saame panna funktsioone. See on nagu siuke struktureerimine, nagu ladudes tehakse või niimoodi. Te ei loobita asju suvaliselt, mõned asjad pannakse ühte kasti, teised asjad pannakse teise klassi või kasti. Aga mis klassi juures teeb need muutujad ja siuksed asjad oluliseks, on see, kuidas nad paistavad välismaailmale. Klassil on sellised huvitavad keywordid nagu public, protected ja private. Need on need keywordid, mida me kirjutame iga funktsiooni või muutuja ette, mis me defineerime klassi piires. Minu arust default, kui sa midagi ette kirjuta, default pidi olema minu arust public. Ma võin ka eksida, võis ka private olla. Igatahes ma käin üle, mida need tähendavad. Private, kui me kirjutame siia ette, tähendab seda, et mida iganes me sellega iseloomustame, seda näeb ainult klassi piires. Saab klassi enda seest kätte. Tähendab, kui klass tehakse kuskil mujal objektina, siis private muutujate poole pöörduda ei saa. Neid tuleb läbi funktsioonide või millegi muu kasutada. Protected on natukene leebem. Jah. Sa ei näe või? Tõen? Sõnu. Kuidas kurat see font käis siin? Not actually helping. Kes teab, kuidas Eclipse'is käis font? Ei. General appearance, colors and fonts Java editor text font. Nii, hakkame otsast peale. Nii, mida sa... General. Kus on general? Mis asi? Nii, window. Preferences. Aha, okei. Nii ja... appearance ma öeldan. Ei ole. Colors and fonts. Kus ta on? Nii, aha.
Java text editor font, nii. 10 või? 20 vähemalt, alla selle ei räägi. Kas sa nüüd näed? Väga hea. Täpselt see, mida saavutada oli vaja. Nii, nagu ennist rääkisin, Protected on juba samm laiemalt. Protectedit näevad ka need klassid, mis pärivad meie klassi. Pärimisest ma räägin hiljem, aga põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et see on nagu kaal enam-vähem. Kaal võiks olla meil Protected. Ütleme niimoodi, et sa ei räägi sellest kaalust igale, sa ise tead, mis su kaal on, ja sa võib-olla räägid sellest oma lastele. Okei, sa oma lastele kindlasti räägid sellest. Aga sa ei räägi sellest suvakatele. Thought võiks jällegi olla niimoodi private või niimoodi. Et igal inimesel on kindlasti väga huvitavaid mõtteid, millest ma usun, et me oleme väga head meel, et me kõik ei kuule neid. Ja oma mõtetes ka, sa tõenäoliselt suvakatele ei räägi, sa tõenäoliselt oma lastele, perekonnale ka ei räägi, need on ainult sinuga. Ja see viimane, nagu süke restriction level, on public. See tähendab, et see on igat pidi nähtav. Seda näeb klassi enda sees, seda näevad klassi lapsed ja seda näevad ka teised, kes selle objekti teevad ja saavad siis kasutada neid asju. Ja ma usun, et inimese kasv võiks olla public. Ikka meeldib priisata, vaata kui pikk ma olen, vaata kui lühike ma olen. Iseenesest nagu mõlemal on rämedad plussid ja miinused. Nii, ja samamoodi nagu me saame panna igasugustele nendele muutujatele neid restriction leveleid, saame sama teha ka funktsioonidega. Ja panna siia funktsioonile näiteks public void eat. Põhimõtteliselt see söömine, kõik teavad, et sa sööd, saad seda välja kutsuda kuidagi moodi. Nii. Mis veel? Jaa. Javas, kui me klassi teeme, see on, ma juba näitasin ära, et meil võivad olla täiesti tavalised funktsioonid siin, aga Javas on ka üks eriline funktsioon, selle nimi on konstruktor. Teeme inimesele ühe konstruktori, siis ma räägin, millest see seisneb. Konstruktor on alati public. Konstruktor kannab täpselt sama nime, mis klass. Ja konstruktorisse saab ka panna sisendeid. Teeme nii, et meil on pikkus ja kaal on meie sisendid. Nii. Seejärel. Nüüd, mis asi konstruktor on? Kui klass tehakse, kuskil pannakse new object või niimoodi, siis konstruktor on esimene funktsioon, mis käima läheb. Mis käivitatakse kohe klassi tegemise ajal. Ja konstruktor on sellepärast kasulik, et kui meil on mingisugused algandmed, millega me tahame inimest väärtustada või niimoodi, või üldse mingit objekti tahame väärtustada. Inimese puhul näiteks, kui inimene sünnib või niimoodi, siis talle Jumala poolt antakse kaasa pikkus ja kaal. Need on juba eelnevalt ära defineeritud. Ja seejärel me võiksimegi ära väärtustada. Et nüüd, kui me pöördume klassi muutuja poole või klassi funktsiooni poole, siis kirjutame this ette. See viitab objektile endale. Me ütleme, et inimesele tuli selline pikkus, mis anti väljaspoolt kaasa tema tegemise hetkel ja tema kaal tuli ka selline, mis on. Et siin on see skoop hakkab ka rolli mängima. Märkate, et meil on klassi sees ja konstruktoris nagu funktsioonis on samad muutujad või samad nimed. Nüüd, kui ma seda this'i siia ette ei kirjutaks, siis see muutuja, mis tuli, põhimõtteliselt väärtustatakse iseendaks. Ja kaal täpselt samamoodi. Kui ma kirjutan this'i ette, siis ma ütlen, et just nimelt selle klassi muutuja, selle klassi pikkus, selle klassi kaal on see, mille poole ma tahan pöörduda, mille poole ma tahan, et muutuksid asjad. Nii, ja see on konstruktor. Ja mõnes keeles, nagu näiteks C-s, on ka selline asi nagu destruktor. See käivitatakse siis, kui toimub selle objekti kustutamine. Objekt kustutatakse mälust ära või tehakse maatasa. Javas sellist asja ei ole.
sellepärast Javas on selline asi nagu garbage collector. Et kui sa teed uusi objekte juurde või niimoodi, siis nad tekivad sul maailma või niimoodi, ja kui need objektid kaotavad sideme, noh, mingite teiste objektidega või jäävad kuidagi eraldatuks või niimoodi, ühesõnaga neid ei kasutata enam, siis garbage collector võtab nad nagu enda juurde ja ühel hetkel lihtsalt vajutab nupule ja pahvaki. Klassikest enam ei ole. Milline kahju. Ja kuna Javas see, kuidas see garbage collector töötab, see on nii üht ja teistmoodi. Sul võib olla selline funktsioon nagu finalize, aga kas garbage collector kutsub seda või mitte, see on sõltuv. Isegi ei oska nagu öelda päris millest. Nii. Ja seejärel konstruktor on olemas. Ja mäletate, me rääkisime private meetoditest ja private muutujatest. Et, aga mis siis, kui tegelikult, meil on see mõte olemas, aga see nagu keskkond, kus me selle inimese teeme, me tahame muuta seda. Seejärel ainuke võimalus meil seda muuta on pöörduda sellele läbi funktsiooni ja kasutada, teha getterid ja setterid. Nüüd, kui te Eclipse'is olete ja lihtsalt hoiate hiirt nagu selle toodi kohal, siis te näete, et ta pakub juba automaatselt välja, et create getter and setter for toot. Vajutate sinna peale, lihtsalt hoidke hiirt, ärge klõpsutage, see ei ole mingi toota ega midagi. Ja seejärel lihtsalt saate endale juurde siia 2 funktsiooni, mis tekivad siia alla. Need võib ka täiesti vabalt käsitsi kirjutada. Point on see, et getter lihtsalt nagu tagastab selle väärtuse ja setter lihtsalt nagu muudab selle väärtuse ära, kui tuleb mingisugune uus väärtus. Ja see on see, kuidas sa pöördud nende private muutujate poole. Et getteritel ja setteritel on üks asi veel, just nimelt setteritel. Et kui me tahme seda muutujat väärtustada, aga meil on mingisugused piirid, näiteks hind. Hind ei tohi mitte kunagi olla negatiivne. Ma usun, et poepidaja läheks vähe närvi, kui keegi sihukese asja nagu ära võimaldaks kuskil. Või pangad veel hullem. Ja siis me saame siin näiteks kontrollid läbi viia ja seejärel öelda, et kas see muudatus läheb läbi või ei lähe läbi. Loomulikult võib need funktsioonid käsitsegi kirjutada, mitte midagi muuta sellest. Nii, nüüd kui meil on funktsioonidest räägitud, siis ma räägiksin üle nimetamise. Kui me nimetame klasse, kõik klassid algavad suure tähega ja me kasutame camel case'i, see tähendab, et kui me teeme mitmest sõnast, näiteks mingisugune, ma ei tea, uus klaviatuur, pole harjunud, näiteks human needs või niimoodi, et kui meil on mitu sõna, siis me eraldame nad sellega, et iga järgnev sõna algab uue tähega. Ma loodan, et Ago on teile vist sellest juba rääkinud. Keegi ei ütle mitte sõnagi selged, ei tea mitte muffigi. Nii, järgmine on muutujad ja funktsiooni nimed. Muutujad kirjutame väikse algustähega ja ka camel case'i. Iga järgnev sõna, mis muutujast tuleb, on suurem. Näiteks kui ma kirjutan human height, human on väikse tähega, height algab suure tähega. Ja funktsioonid on samuti väikese algustähega, kirjutame samamoodi nagu muutujaid. Näiteks siin on kohe näha get toot. Get algab väikse tähega, toot juba suure tähega. Ja üks asi on veel, on paki nimed. Nagu näiteks siin, see main pakk, mis meil on. Paki nimed tulevad kõik läbiva väikese tähega. Küll aga kui te olete juba harjunud mingit moodi, siis harjutage ümber. See on raske, aga jah, harjutage ümber. Üks sõber ei saanud notarisse tööle tänu sellele. Jaa, because of that. Nii, mis järgmine on? Rääkides nimetamisest edasi. Nimetamine on selleks oluline, et teised saaksid sinu koodist aru. Ise, paned mingi R2, T2 ja Planets ja ma ei tea, mis veel endal muutujate nimeks, sinu jaoks on kõik ideaalne ja selge. Sa tead, mida nad teevad. Aga, mida teeb see funktsioon? Mis on selle funktsiooni eesmärk? Mis seal on? Midagi tuleb sisse, 755 maa, mis kuradi number on 755? Aga mida võiks 0,15 tähistada? Okei, see on ilmselt mingi protsent, 755, mis see võib olla? Ma tean, et Linuxis on selline õiguste tüüp, aga pole aivugi, ma ei tea, mis on selle eesmärk. Huvitav, palju inimesi närvi läheks, kui ma plussmärgi sinna miinuse asemel paneks.
Okei, ma ei usu tegelikult, et midagi erilist juhtub või nii. Aga nüüd paneme asjale õiged nimed. Kas see on natuke selge? 755 tuleb välja, meie tulumaks on oma miinimum. 0,15 on meie tulumaksuprotsent. Nüüd me saame aru, et see funktsioon arvutab tulumaksu. See B on sissetulek hoopis või? Okei. A on üldse tulumaks ise või? Okei. Selge, järelikult kui ma selle miinus oleks plussiks teinud, siis kõik inimesed maksavad rohkem tulumaksu. Arvestades sinu palgast, sul võib tulla lausa 100% tulumaks. Päris jõhker. Ja sellepärast panemegi nimesid, jätame meelde, et sellist asja vaadata on palju kirvem kui sellist asja vaadata. Jah, me kirjutame pikemalt, aga kõik saavad aru, mida kuradit te tegite. Ja see on väga oluline. Nii. Ei, mitte veel. Nii, lähme edasi. Nüüd, teeme reaalselt selle inimese valmis. Kui me tahame, lähme main meetodisse tagasi, kui me tahame mingisugust uut klassi teha või niimoodi, asi on selleks ääretult lihtne. Me kirjutame kõigepealt selle klassi tüübi, siis me paneme selle nagu, mis me tahame, et ta oleks või niimoodi. Me teeme niimoodi, et see on midagi muud, näiteks Johan või niimoodi. Teeme reaalse inimese. Ja võrdub new, human. Paneme talle pikkuse ka. Ütleme, et Johan on meil 150 ja kaalub mingi 80. Okei, enam-vähem piisab. Ja nüüd meil on nagu uus inimene või niimoodi. Ja ta on nagu sükene baasinimene või niimoodi. Ja mis me saame teha? Me saame talt neid meetodeid välja kutsuda, näiteks mis meil liit oli ennem. Nii, ma õppisin selgeks, kus on A-täht. Nii, salvestame ära ja kui me salvestame kõik asjad ära, kui me tööle laseme, siis kõik töötab normaalselt. Juhan sööb midagi või nii. Aga inimestega on see kuradi suur probleem, et me oleme kõik pagana erinevad. Jah, meil on baasfunktsioonid on samad, kõik teavad, kuidas süüa, kõik teavad, kuidas hingata, mõni isegi oskab kõndida. Aga siis on näiteks erilisi omadusi, et näiteks mõni oskab laulda ja mõni ei oska. Mõni oskab matemaatikat ja mõni ei oska. Ning mõni on kuradi hea Maci teenindaja ja mõnel ei tule see üldse välja. Ja selleks ongi selline asi nagu pärimine. Pärimine tähendab seda, et me võtame mingi klassi omadust üle. Sellepärast sellele nagu viidataksegi nagu lastele või niimoodi. Et meil on nagu see superklass või niimoodi nagu see vanem klass, kus on nagu need omadused olemas, mida me tahame saada, ja siis meil on nagu see väike klass, nagu see lapseklass, mis võtab need üle. Nii, teeme siis mingisuguse sükse spetsiifilise Juhani. Teeme endale uue klassi siia ja panemegi talle nimeks Juhan. Ja täiesti tavaline tühiklass, midagi erilist siin ei ole. Ja nüüd me teeme sellise asja, et me paneme Juhan extends human. Kus ta tahab saada? Fine on expressed. Kui te laiendate mingisugust klassi või pärite teda ja tal on oma konstruktor olemas, siis te peate kindlasti selle baasklassi konstruktori välja kutsuma enda selles õiges konstruktoris. Ja asi olekski väga lihtne. Teeme uue konstruktori siia. Juhan saab talle nimeks. Täidame ära need selle vana data, mis meil siin oli. Ja seejärel, minu arust oli niimoodi. Ja nüüd on see, et mis me teeme, et kui meil see Juhani klass tehakse, siis me põhimõtteliselt teeme ka selle inimese klassi sinna taha või niimoodi. Ärge küsige minu käest, miks Java lihtsalt tahab niimoodi. Et tõenäoliselt üht-teist seal taga lastakse veel käima. Kui me läheme tagasi oma main'i, siis meil ei ole enam human. Juhan ei ole inimene. Juhan on Juhan.
käitume selle poole pealt. Võime need asjad rahulikult ära võtta siit. Kõik on täiesti õige. Ja kõik töötab. Nii. Nüüd on see, et mis me selle Juhaniga teha tahtsime. Jaa. Et põhimõtteliselt, nagu te näete, me võtsime natukese koodiga kogu selle huinea lihtsalt üle. Lihtsalt natukene ja kõik on meil olemas. Et põhimõtteliselt seda extendimist kasutatakse selleks, et kui on mingisugune klass olemas ja sa tahad sellest teha oma eriversiooni, siis sa ei hakka elu sees muutma baasklassi, vaid sa laiendad seda. Küll aga kui baasklassis on mingisugune viga või kuskil mingi loogika muutus või niimoodi, siis tuleb baasklassis muudatus sisse teha, aga muidu ei ole seda vaja. Ja üks tore asi veel, mis on selle juures vägev, on see, et ütleme, et meie, nagu ma ennem rääkisin laiendamisest või niimoodi, nüüd räägime sellisest asjast nagu overloadimine. Overrideimine. Ütleme näiteks, et vaata, meil on siin selline funktsioon nagu söömisfunktsioon. Aga teeme niimoodi, et meie Juhan on siukene rämedalt kõva vana, et see vend ei söö kunagi. Siis me võime lihtsalt extenditud klassis selle meetodi üle kirjutada. Mis ta oli? Ei. Mul oli pikk haiguse nädal, ma olen natuke segi praegu, nii et vabandage. Nii, ja meil on siukene jõle kõva kunn siin, kes põhimõtteliselt ei pea sööma. Nii, ja kui me kirjutame mingisuguse asja üle, mingi funktsiooni üle, mis juba eelnevalt oli olemas, me kirjutame siia ja override. Ja override oli suure tähega, õigus. Nii. Sorry, funktsiooni nimi oli eat. Meil oli siin, see oli humanis, oli üks eat. Ja nüüd on Juhanis ka, aga lihtsalt nagu teeb teist asja. Ja võrreldes eelmise seisuga, kus meil oli, et eat something, siis me saame nüüd juba kätte, et Juhan does not eat. Ja see ongi see, et ütleme, sul on näiteks mingisugune 20 funktsiooni seal või niimoodi, aga sa tahad lihtsalt seda ühte tillukest muuta või niimoodi, sa ei hakka kogu seda koodihunnikut kopeerima. Sa extendid ja kirjutad selle ühe pisikese funktsiooni üle. Siis kõik on õnnelikud ja midagi kuskilt katki ei lähe. Nii, teeme veel mingisuguse inimese või midagi. Kui Juhan on olemas, siis meil võiks Mari ka vähemalt olla, kas või mingitki vaheldust. Nii, teeme uue klassi nimega Mari. Mari on ka täiesti inimene. Ahah, nüüd ta juba pakub mulle normaalselt seda. Tule siia. Sain kätte. Nii. Selle punase peal lihtsalt hoidke hiirt peal, siis ta pakub teile konstruktorit luua, siis ta teeb selle automaatselt ära. Ma olin natuke noinas, et ma seda käsitsi enam kirjutasin, aga tulemus on ikka sama. Nii, ja Mari võiks meil olla mingisugune rävedalt hea laulja või midagi. Tema võiks see omadus olla. Sing näiteks. Ja paneme ta laulma. Ja ongi nii, ja teeme oma main klassi siis ühe juurde. Teeme, et meil on Mari. Mari võiks olla veits pikem. Teeme ühe 2-meetrise Mari. See oleks sobilik. Liiga palju. Võtame mingi 70 või. Nii. Täpselt samamoodi nagu Juhanil on ka Maril olemas funktsioon eat, sellepärast, et nad mõlemad on inimesed.
me saame seda mõlemalt välja kutsuda. Aga Maril on lihtsalt nagu, no oleme ausad, ta oskab nagu laulda ka, Superstaaris käinud ja sükest asja. Salvestame selle asja ilusti ära, tööle. Siis me näeme, kas nagu, ma loodan, et konsool outputi nagu näevad igaüks oma arvutis või nii. Et ongi näha, et Mari sööb midagi, Juhanil on meil see meetod ümber kirjutatud, Juhanil ei ole vaja süüa ja Mari oskab ilmselt midagi laulda ka. Väga tore. Nii. Seejärel. Mis me veel on? Overload on ka. Sükene tore asi või nii. Nüüd te nägite ära, mis asi on override. Override on see, et kui me pärime midagi, siis me saame tema nagu funktsiooni ümber kirjutada või nii. Kui te olete nüüd Java seda algkursust teinud, siis ma arvan, et te võib-olla olete märganud sellist huvitavat fenomeni, kus meil on sama nimega funktsioon, aga tal on erinev arv argumente. Selle asja nimi on overload imine. Javas peaks saama kõiki funktsioone overloadida minu teada. Näiteks võtame selle sama söömise. Aga nüüd märgime ära nagu, mida võiks süüa. Ja sellisel juhul siis kirjutame, et sööme toitu. Oli see nii? Oli, nii. Ja nüüd on selline asi, kui me kutsume seda söömise funktsiooni välja, seejärel vaadatakse, kui me kutsume ilma argumentideta välja, siis läheb esimene tööle. Kutsume string argumendiga välja, läheb järgmine tööle. Ja nüüd override imisega võib olla erinev asi, mis funktsioone eristab, võib olla argumentide arv ja täiesti vabalt võib olla ka argumentide tüüp. Kui teil on näiteks, tahate söömist välja kutsuda näiteks stringiga, just tuleb food, panete näiteks int asemele sinna, et sööb mingi 500 saiakest ära või niimoodi, siis see töötab ka. Ja seda kutsutakse siis välja, kui avastatakse, et sisend on int. Nii. Ja see on overload imine. Nii, tahan teiega rääkida veel polümorfismist. Polümorfism tähendab seda, et üks objekt võib olla ka teine. Tehniliselt tool võib olla ka laud ja laud võib olla ka tool. Meenutame, et laua peale saab asju panna. Näete, tooli peale saab ka asju panna. Ei ole probleemi. Ja sama on inimestega või niimoodi. Et Mari võib olla inimene, Juhan võib ka olla inimene. On täiesti okei. Ja see on nagu hea selliste asjade puhuks, kui me tahame nad näiteks Google'i listi panna või midagi. Ütleme näiteks, et meil on selline klass nagu kaubanduskeskus. No uue klassi kaubanduskeskus, mis oli shopping mall, oli inglise keeles. Selline uus klass veel niimoodi. Shopping mallis meil võiks olla külaliste nimekiri, mida me ise teame. Javas on selline tore asi nagu list. Te hakkate kasutama seda konstruktsiooni ääretult tihti. Ta on nagu jada, aga samas ei ole nagu jada. Te võite seda asja põhimõtteliselt pikendada nii palju, kui teil mälu on, ja te võite seda igal ajal nagu lühendada. Need operatsioonid on hästi kiired, hästi kerged. Ja meil võiks olla külalised, ja ütleme, et see on uus array list. Siin peab olema nii ja seda ei ole siin vaja. Nii. Nüüd, kuna neid asju ei ole meil nagu defaultis olemas, siis me peame nad nagu tooma library'dena sisse. Ja Java util on see, mida me otsime. Hoidke lihtsalt hiirt selle punase nikatsi kohal, tuleb see väike list siin. Pange import array list ka. Ja alati võib need asjad kirjutada käsitsi, kui te tunnete, et te olete süke hardcore vend. Seejärel
meil võiks olla väikene funktsioon, kus me lisame visitori. Ja visitoriks on ilmselgelt inimene. Tehnilised koerad võiksid ka olla, aga ma ei viitsi praegu elus organismideni selle asjaga minna. See on, kes meil külastab. Ja ning see list, mis me teeme, listi saab elemente anda, listist saab elemente võtta. Ta andmine käib ääretult lihtsalt paned listi nimi, .add, meil on siin visitores .add ja kõik on korras, see on olemas. Mingisugust nagu probleemi ei ole. Ja seejärel võiksime selle asja siia sisse lisada. Lähme main'i, teeme, et meil on uus shopping center. Nii. Ja me saame need täiesti rahulikult neid inimesi sinna sisse lisada. Selle add visitor, saame Juhani sinna rõõmsalt sisse panna. No. Ja Mari sinna sisse panna. See ongi see, et jaa, Juhan ja Mari on eraldi klassid. Täiesti okei asi. Aga kuna nad mõlemad lähtuvad täpselt samast baasist, milleks on meil human, seejärel me saame neid kohelda kui võrdseid. Ma pakun, et see on nende võrdõiguslike inimeste täielik nagu triumf praegu, mis siin just ära toimus. Kõik on võrdsed, kõik on inimesed. Nii, ja nüüd me tahaksime näiteks seda listi, ülevaadet, kes meil on seal shopping centris. Ja selleks me võiksime kasutada sellist funktsiooni nagu toString. Et Javas, kas kõik teavad, et Javas kõik objektid, kõik iganes, mis teil on, päritakse ühest nagu sellisest suurest objektist, mille nimi ongi object. Ja objectis on kaks sükest ääretult toredat funktsiooni, üks on equals ja teine on toString. Ja kuna shopping mall ilmselgelt pärineb objectist, siis me võiksime seda override'ida. Võiksimegi kirjutada public string toString. Jaa. Return'i jõuame hiljem. Nii et kirjutame siia override. Kirjutame selle üle. Nii. Seejärel meil võiks olla mingisugune string. Me paneme oma külalised sisse. Alustame tühja stringiga. Seejärel me võiksime oma selle listi läbi käia. For loopiga. Meie see iga visitor, okei, selle poole pärast. Iga visitor on meil human. Ja me ütleme, käime läbi visitoride listi. Ja seejärel visitor list. Nagu te näete, kas keegi mäletab, kas me tegime human klassi toStringi? Ei teinud. See on sealt defaultis olemas. Aga lihtsalt Mari või Juhani asemel meile väljastatakse minu meelest mälu aadress, kus see asi asub. Aga see on täiesti okei. Ja võiksime siia mingisugused vahed ka sisse jätta. Nii, ja siis lõpuks selle asja võiks returnida ka. Control space aitab asja lõpetada.
lisaks sisole ka kõige muu peale. Kirjutate osa ära, vajutate Ctrl Space, saate lõpuni. Väga ilus shortcut, kui keegi ei tea. Nii, ja nüüd meil on selle shopping mall'i toString on täiesti olemas. Nii ja naa. Nii, vaatame, mis me siis kätte saame. Kas kõik jõudsid ära kirjutada? Nii. Nüüd, meil on see shopping mall. Paneme toString siia sisse. Ja loomulikult, kuna see tagastab meile ainult stringi, ta ei prindi konsooli otseselt midagi välja, siis me peame nagu selle juurde panema siia. Nii. System print out, SM to string. Nii vaatame, mis me saame väljundisse. Aha. Ma isegi ei tea, mis asi see võib siin olla, aga ta on olemas. Okei, jaa. Klassi nimi, mis pakis ta on ja mis on tema hetkeline mäluaadress. Aga kui ma oleksin turvamees, siis see natukene segaks mind või niimoodi. Selles suhtes see human class, mis meil on, võiksime siia juurde teha selle tavalise toString meetodi. Või oota. Jätta, ma ei viitsi kõikide nimesid hakata eraldi välja panema, või oota. Kas anname inimesele nime või ei anna? Keegi ei viitsi, selge. Nii. Hea. Nüüd saite teada, mis toimub, et me saame nagu, kui klassid pärinevad mingist baasklassist, saame kõiki neid klasse käsitleda kui baasklassina, juhuks kui meil on seda vaja. Aga meil on ka võimalus castida. Näiteks võime teha mingisuguse sellise funktsiooni. Show Mari, mis on küll ilmselgelt väga hardcode ja väga spetsiifiline, aga siiski saab mõtte läbi. Ja põhimõtteliselt, mis meil võiks olla? Meil on see, mis siin oli? Jaa, Mari oskab laulda. Nii. Seejärel castime. Ütleme Mari. Ja Mari peaks olema number 1 all, siis me lisasime ta teisena. Oli nii. Jep. Ja sükene asi. Nii. Niimoodi käis, õige see. Nii, Mari peaks siin olema. Ups, juba on. Nii. Me eelnevalt rääkisime, et kõik, kes meil on külaliste listis, on inimesed. Aga me tahaksime leida siit nagu, me rääkisime, et igal inimesel on ka oma spetsiifilised funktsioonid, näiteks laulmine, tantsimine, mida iganes. Ja nüüd me tahame seda spetsiifilist inimest siit välja kangutada ja selleks me castime ta ülespidi. Me võtame selle, sinna kohta, kuhu me Mari sisse toppisime. Me castime ta, Mari ei ole enam inimene, nüüd on ta Mari ja ta oskab laulda. Ja paneme ta main'i sisse. Kuidas see käiski? SM. Show Mari oli funktsioon. Jep. Ja paneme selle tööle. No nii, täiesti olemas. Meenutame, et inimesel seda funktsiooni ei ole. Mis tähendab, et kui me seda asja üles ei castiks, see asi lihtsalt jooksuks kokku. Ta ei tee midagi. Pole funktsiooni, pole probleemi. Või tegelikult on väga suur probleem. Nii, mis meil veel on? Aha. Seejärel siiamaani me tegime tavalisi klasse. Ja nüüd, kui meil on pärimine on ära räägitud, seejärel on ka 2 erilist klassi. Et inimene, kes meist on baasinimene, kes meist on täiuslik inimene, mitte keegi. Igal ühel on need muutujad on siia-sinna või niimoodi. Ja inimene võiks olla hoopis selline asi nagu abstract klass.
Abstract klass, nii, mida see tähendab? Abstract klass tähendab seda, et me ei saa nagu uut inimest luua või niimoodi. Me peame ta alati looma kellegina, ta peab alati nagu pärinema kellegist. See tähendab, et me saame luua Marit ja Juhanit, kes meil on siin mainis täiesti olemas, aga mitte mingil juhul me ei saa kirjutada sellist asja nagu, ütleme näiteks human, new, human. Siuke asi ei ole võimalik, sest abstract klassi sa ei saa teha seda lihtsalt. Abstract klassi idee on see, et ta on nagu baas edasiarenduseks. Näiteks meil on siin kõik asjad olemas, mis meil inimesel peavad olema ja me eeldamegi seda, et keegi nagu extendib seda ja teeb sealt maalt edasi. Ning lisaks sellele abstract klassis võivad olla ka sellised asjad nagu abstract meetodid. Näiteks siia id järele. Mis on asi, mida igaüks teeb erinevat moodi? Mis võiks olla asi? Midagi, mida me igaüks teeme erinevat moodi. Igaüks kõnnib erinevat moodi, teeme, et nüüd on nii. Seejärel me võime teha sellise asja nagu abstract meetodi siia. Walk. Nii. Kui öeldakse walk with style, siis igaüks paneb mingit täiesti oma kilbas siia. Ja mis ongi see, et see ei ole meil nagu ühine või niimoodi. Ja see ongi nagu selle mõte, et igaüks, kes seda klassi nüüd pärib või laiendab, tema teeb nagu oma mõtte sellele. Implementeerib selle ise ära. Näiteks Juhan. Näed, kohe tuli error, meil ei ole implementeeritud meetodit, okei. Meil on täiesti olemas walk with style, tuli siia, näete, override on peal, kirjutame üle. Mari täpselt samamoodi, on implementeeritud meetodid. Kui kõik see alles, kõik on korras. No, välja arvatud see. Sellest sai juba räägitud. Nii, ja abstract klass on nagu baas. Küll aga on teine asi veel, mis ongi mõeldud ka extendimiseks, selle asja nimi on interface. Kui abstract klass on nagu baas või niimoodi, et annab nagu selle alge sulle ära, et hakkame nüüd siit kohast edasi minema, siis interface on nagu, et lepime kokku, et me räägime selles keeles. Näiteks lepime kokku, et me räägime inglise keeles. Me kõik teame, et inglise keeles on 2 artiklit, A ja an, meil on töö seal olemas, me teame, et apelsiin on orange, see on nagu selline kokku lepitud keel. Teen kiire näite ka, mis asi interface on. Kui me hakkame uut klassi tegema, siis meile lausa pakutakse siia interface. Teeme siia lihtsalt ühe näite praegu. Libisin sellest üle. Nii. Ja interface'il on see, et vaata abstract klassis me võisime ära teha juba mingid meetodid, mis töötavad. Me saame neid välja kutsuda, kõik funktsioneerib. Aga interface'is on see, et me saame teha ainult meetodeid, mida me hiljem peame ise üle kirjutama. Näiteks, ütleme näiteks, kes on osavad kokad või niimoodi. Kõik teame, et tuleb osata taignarulli kasutada. Mida osav kokk veel võiks osata? Oskab taignarulli kasutada. Ja kindlasti on not burn food. Selline klass. Või funktsioon. Nii. Ja selle ma usun võiksime ümber nimetada. Kui te avastate, panite klassile kehva nime, siis Eclipse'is võite lihtsalt siia nagu klassi peale võtta parem klõps ja panna lihtsalt refractor. Ja siit rename. Ta otsib teil kõik nagu selle klassi nimed igalt poolt üles ja paneb selle õige asja nagu käima. Ja iga muutajagi saab sama. Nii, teeme niimoodi sellele, et okei, Juhan ei oska meil laulda, ta nagu surev kukk laulaks või niimoodi, aga Juhan on meil ääretult hea kokk. Ja nüüd, kui klasse me extendime, siis interface'i me implemendime.
meil oli Perfect Chef. Nii, kohe näed, saame juba errori kätte. Aha, peab olema teatud meetodid. Kui sa tahad olla kõva kokk, siis ilmselgelt sa ei tohi toitu kärsatada ja sa pead oskama, mida sa pead oskama? Taigna rolli kasutada, vot, see on kõik okei. Ja siukseid nagu, no ongi seda me põhimõtteliselt kasutame sellega, et leppida kokku, et davai, sul on need funktsioonid olemas, ma tean, et ma saan neid kasutada, ma tean, ma saan selle poole pöörduda. Ning kui me teeme mingisugust objekti või niimoodi, kus meil main on, seejärel me võime öelda, täpselt samamoodi, võime öelda, et me oleme inimene või niimoodi, aga me peame olema keegi teine. No näiteks meil on Johaneid mitu tükki või niimoodi. See on mingi eriti väike Johan või midagi. Nii, me võime öelda, et vaata, Johan on inimene või niimoodi. Aga kui me tegime selle interface'i, mille nimi on see Perfect Chef, siis me võime öelda, et Johan on ka Perfect Chef ja see on täiesti okei. Ja me võime interface'i alusel ka neid asju nagu listi tappida või nii. Nii. Okei. Nii, sellega on ilmselt klaar. Kas keegi tahab midagi küsida ennem, kui me hakkame seda baaskoodi laiendama? Ei ole? Okei. Vaatame siis üle, kuidas nagu vähese vaevaga saaks võimalikult palju tehtud. Nii, toon selle sisse siia. Kes ei ole veel seda baaskoodi Eclipse'i pannud, siis import ja existing projects into workspace. Nii, olemas on meil. Kuidas see patarei hakkab tõesti ära surema? Nii, kas tööle on? Veel suudan. Nii, hea koolitus. Aha, the game. Mul on olemas. Sorry, mul on juba olemas game. Mis ma arvan? Jaa, on küll. Nii. Viskame selle eest ära ja vaatame nüüd üle natukene, mida kuradit ma siin teinud olen. Nagu te näete, ma olen esmalt pannud asju nagu erinevatesse pakkidesse, jaganud ära. Et kui klass on nagu üks objekt või niimoodi, paneme kõik ühe objekti asjad sinna sisse, siis pakkidesse me loobime nagu klassid, mis nagu täidavad sarnast ülesannet või niimoodi, või täidavad koos mingisugust suurt kõrgemat eesmärki. Näiteks, kui meil oleks kirik, oleks package, siis seal sees oleks ilmselt preestrid, piiskopid ja siuksed vennad, siis nad kõik levitavad nii-öelda püha sõnumit. Nii, kuidas see nagu... Okei, ma usun, ma selgitan üle natukene, mis selle asja kogu mõte on. Kas mingid markid on? Ei ole. Selge. Alati on olemas paint. Nii, alustuseks. Meil on selline tore klass nagu... Meil on selline tore klass nagu main. Kirjutada ka saab. Nii. Ahah. See on pannud mingi 40 siia. Nii, sellega ma olen juba natuke rohkem rahul. Meil on main. Main on nagu see koht jälle, kus me tõmbame selle asja käima. See on nagu see vanaaegne auto või niimoodi, mida ennem tuli vändast käima tõmmata. Main on see vänt. Nii. Main nagu teeb nagu sellised eelnevad seadistused ära või niimoodi. See on nagu kui mängu käima panete esimene loading screen, mis te näete, on põhjustatud tõenäoliselt enam-vähem samast asjast. See on järgmine asi, mis meil on. Meil on meie mootor, mis nagu ketrab mängu ringi seni kaua, kuni nagu midagi enam ei ole teha. See on meie järgmine asi. Ja main tõmbab käima engine'i. Nii.
ning annab talle kaasa ka gameboard'i. Gameboard on meil nagu sihuke andmebaasi eest või niimoodi. Kui me tahame teada, nagu, mis mängulaual toimub või nii, siis gameboard on see, kelle poole me pöördume. Nii. Ja engine saab kaasa gameboard'i, mida ta hakkab kasutama. See on just oluline see, et me anname talle kaasa selle gameboard'i. See tähendab seda, et me võime pärast gameboard'i klassi extendida, sealt mõned muutuja või mõned funktsioonid üle kirjutada, me saame mingi täiesti teistsuguse mängu. Põhimõtteliselt tahate Warcraft 3 teha, lõpetate Unreal Tournamentiga. Vopsi. Nii. Gameboard'ile on teadaolevalt veel player klass ja on ka tile. Ja need on need, mida tema nagu teab. Põhimõtteliselt player on meil ilmselgelt player, kes liigub ringi. Tema kuulub põhimõtteliselt nagu gameboard'i alla, aga ta saab ka engine'ilt aeg-ajalt nagu käske, kui kasutaja sisestab midagi või nii. Ma tegin niimoodi, et meil on nagu list asjadest, mis saavad nagu käske. Ja engine saadab need absoluutselt igale ühele laiali. See tähendab, et me võiksime näiteks mingisuguse, ma ei tea, tiksuva pommi panna kuhugile sinna mängulaua keskele, mis tõlgendab nagu erinevalt seda või nii. Põhimõtteliselt on meil midagi sellist. Okei. Input listener on siis põhimõtteliselt see, mis töötab. Ja see on põhimõtteliselt meie põhiväli, nagu, mille peal me hakkame opereerima. Ja tile'ist on loomulikult erinevaid versioone ja me hakkame neid erinevaid versioone tegema. Nii, paneme kõigepealt mängu käima, vaatame, mida kuradit see asi teeb üldse. Nüüd. Aha, nii. Mäng töötab niimoodi. Mängu eesmärk on laualt välja pääseda. Kui te sisestate siia A, S, 2V või D, siis nendega saate liikuda. Näiteks liigun järjest siia ääre poole. Lõpuks jõuan välja, siis mäng lõppes ära. Nii. Ja nii lihtne see ongi. Nüüd, selleks on meil siin igasuguseid palju huvitavaid asju. Näiteks gameboard'i klass, mis on nagu päris pikk tegelikult. Hakkame siit minema. Meil on algul konstandid. Nimetamise puhul, kui te teete konstante, konstandid teeme niimoodi, et on läbiva suurtähega ja sõnad eraldate allkriipsuga. See on siukene common asi, kuidas panna neid. Ja jälle sama asi, et kuskile jääb mingi 755 või 0,15, siis mängu staatused, mida ma kasutan, on mul ära konstanteeritud. Väga lihtne. Siin on see jada, kuhu me paneme need tile'id sisse, meie player, meie board size, meie game state, kas oleme juba võitnud või jookseb või mis muu pull veel käib, meie konstruktor, kus me paneme algul board size'i sisse, paneme player'i sisse. Ja siin on mõned funktsioonid, et teeme selle kõigepealt board size'i määrame ära. Et siin on jälle setterid, ketterid. Ja siin mul on neist reaalselt kasu. Nagu lihtsalt ei ole tühi asi, vaid reaalselt on ka midagi, kui ma selle nüüd üles leiaks. Okei. Näiteks set board size. Mul on see, et ma ei taha, et board size läheks üle 4. Siis ma teen setterisse siia ära, muudame private asja. Kui board size läheb alla 4, siis ma panen vägisi, et teeme 5x5, see on minimaalne mänguvälja suurus. Või näiteks set player. Set player oli kuskil mujal. Siin ta ongi. No set player on üldse, pannakse mängija mänguvälja keskele. Vastava playeri objektiga ja niimoodi. Ja ma usun, võiksime üldse nagu natukene siit jälgi ajada. Ma natuke tutvustan koodi veel, siis hakkame muutuse tegema. Kõigepealt me teeme uue gameboard'i.
saab meie nii-öelda andmebaasiks. Siis me teeme uue game engine'i, kuhu me pistame gameboardi sisse ja gameboardile gameboardile, kui me gameboardi teeme, määrame talle ära suuruse, me paneme talle mängija ka kohe kaasa. Teeme niimoodi, et mängijat määrab ära see plussmärk. Game engine saab gameboardi sisse, nüüd ta teab, missuguse gameboardiga mäng käib ja input listenerile paneme playeri ka. Sest player on see, kes hakkab nagu kasutaja poolt sisse saama. Ja seejärel ütleme engine'ile, et okei, davai, kõik on korras, start game. Kui me vaatame engine'it ennast, seejärel input listenerid on meil siin olemas. Start game. Okei, väga palju X-koodi või niimoodi. Ütleme niimoodi, et kui nagu mitu developeri töötavad koos või niimoodi, ütleme, et üks on näiteks, et davai, et tee mulle mootor ära, et tee need loopid ja et niimoodi, et kõik oleks okei, arvuti kokku jookse või niimoodi. Davai, see vend põhimõtteliselt teebki ära need funktsioonid või niimoodi, topib oma selle kraami sinna sisse. Teine vend mitte kunagi seda asja vaatama ei lähe, sest ta teab, et ta ei saaks mitte sittagi sellest aru, täpselt nagu siin praegu on. Ma usun, et ei jaga mitte muffigi, mis siin toimub. Ja ta ei lähe seda näppima lihtsalt, ta nagu kutsub lihtsalt seda välja, kui vaja. Ja see ongi nagu üks klassi ülesanne veel, et nagu koodi ära peita inimese silme alt. Olgem ausad, inimene on vigane. Me oleme üks rävek käkerdis tegelikult, mis kokku keerati. Ja asi ongi selles, et mida rohkem sul koodi ees on, seda suurem võimalus on sul vigu teha. Kui sul on hästi vähe seda paar rida või niimoodi, siis tavaliselt midagi kihva ei keera. Ja see on ka klassi eesmärk, lihtsalt koodi nagu silma alt ära peita. Nii, mis meil on? Ja start game põhimõtteliselt tõmbab meil nagu siin do while'i käima. Senikaua, kuni mäng töötab, me võtame inputi, saadame selle absoluutselt kõikidele input listeneridele välja ja kui pärast seda nagu asi veel nagu töötab, siis ilmselgelt tuleks uuele ringile minna. Vastasel korral lihtsalt mäng on läbi ja midagi seal nagu juhtus. Prindime välja ka, mis toimus. Nii, aga nüüd meil on, paneme mängu korra veel tööle ja veendume selles, et meil on täiesti mõttetu mäng tegelikult siin tehtud. Me saame ainult liikuda, meil ei ole nagu mingisuguseid erilisi probleeme. Jõuame lõppu, game as ended, ja tegelikult need on võidutailid või niimoodi, me võidame ära sellega. Aga see on igav, kui ma kogu aeg võidan. Ma tahan kaotada, ma tahan näkku saada julmalt. Tahan ennast neegrina tundnud. Kurat, see on maailmas, mis seda ütlesid. Keep. Nii, ja selle peale meil on täiesti tavaline game tile, mis on need koolonid. Siis meil on winnable game tile, see, millega me ära võidame. Ja nüüd meie püha missioon on teha meile uus klass, mis on game tile, mis paneks meid kaotama, mis paneks meid nutma. Ja see saab olema meie losable game tile. Teeme lihtsalt uue klassi. Nii. Vaatame korraks, piilume korraks game tile klassi, mis siin on. Meil on mingid koordinaadid, ikoon, gameboard. Selge, ma tean, mis mu mängulaud on. Väga hea, ma tean, kus andmebaas asub. Kõik on okei. Konstruktor töötab niimoodi, et pannakse ikoon sisse, koordinaadid sisse, kus tile asub. Ja see on täiesti loogiline. ToString, näitame ikooni, selge, register player, võtame mängija vastu, kui mängija liigub meie lauale. Kui täpselt ei tea, saame Javadoki lugeda, this function will try to accept the player to this style. Selge. Väljastab meile true või false'i ka, kui mängija on vastu võetud või mitte. Ääretult hea, väga hea. Ja unregister player, mis registreerib meid nagu taili pealt välja, kui mängija minema läheb. Antud juhul see registreerimine on kõik seotud sellega, et me vahetame taili ja mängija ikoonid ära või niimoodi. Kui mängija on kuskil peal, siis me tahame näidata mängija ikooni. Ja lihtsalt gameboardi kettimine. Okei, selge, siin tõenäoliselt midagi nagu hullu ilmselt ei ole. Ma usun, et me võiksime siis lihtsalt ära extendida kõigepealt.
nii, paneme selle konstruktorikese juurde, mis meil pakutakse, superkonstruktor. Nii. Ma tean, et mul on gameboard olemas, kõik on okei. Nii. Nüüd võit juhtub siis, kui me saabume mänguväljale, eks ju? Jaa, oli küll nii. Nii, public. Meil oli minu arust selline funktsioon nagu register player. Kas oli? Oli olemas, täiesti minu arust oli. Oli, täiesti olemas. Ahah, playerit ei tunne ära, player mängu komponent sisse tuua. Aha. Kuna tegemist on game tile'iga, mis mängu lõpetab, antud juhul me kaotame, siis ilmselgelt me alati võtame mängija vastu, mis iganes ei juhtuks. Return true, alati võtame mängija vastu. Nii, kuna, kus me vaatasime siit? Sisse registreerime, ta tähendas seda, et vahetatakse koordinaadid ära, vahetatakse ikoonid ära, selge. Ma tahaksin seda baasfunktsiooni uuesti kasutada. Täpselt sellisena, nagu ta on. Seejärel ma võin kirjutada sellist asja. Super ja register player. Nüüd see tähendab seda, et seesama register player kutsutakse välja meie vanema poolt. Täpselt sellisena, nagu ta vanemal on. Mitte nagu meil, aga nagu vanemal on. Nii. See on olemas. Me teame, et me paneme ikooni ära, nii midagi oleks nagu veel puudu. Jaa, ma peaksin game, jah. Super on vanema poole pöördumine. Mäletad, meil oli selline keyword nagu this. This pöördub nagu objekti enda poole. Näiteks, kui mul on siin kuskil mingisugune funktsioon või niimoodi, siis ma saan thissiga selle poole pöörduda. Aga kui ma olen pärinud kellegilt mingisugused funktsioonid, siis super on see, millega ma pöördun selle poole. Vaata, meil on siin tehnilised raskused, et meil on sükene aku, mis on täiesti pool surnud või niimoodi ja pärit nõukaajast ja süke kraam. Et see on ka sükene ääretult huvitav fakt või niimoodi, et seda aeg-ajalt tuleb vahetada, puhastada, pesta, mõnikord ka laadida, et saavutada optimaalset tulemust. Ja seejärel on võimalik nagu loenguga jätkata. Hakkas tööle või? Nii, ja seejärel on võimalik loenguga jätkata. Ja super on nagu see, et me pöördume vanema poole või niimoodi, vanema mingisuguste kindlate funktsioonide poole. Näiteks vaata praegu, meil on see funktsioon register player ja me kirjutame sellega vanema funktsiooni üle. Ma tahan, et see funktsioon teeks, et oleks sarnane, aga ta teeks teisi asja. Aga selle klassi piires ma võin kutsuda vanema funktsiooni välja, mis teeb täpselt seda, mida tegi vanema oma. Ja nüüd ongi niimoodi, et meie uus funktsioon näeb seda moodi välja, et me laseme vanema funktsiooni läbi käia, teha ära täpselt seda, mida vanema funktsioon teeb, ning seejärel me natukene modime veel juurde siin asja. Said enam-vähem aru? Okei. Eksperimenteeri natukene sellega või niimoodi. Et üldse selle hoobi puhul, et kuidas sa oma asju struktureerid või niimoodi, sellel on nii palju kuradi erinevaid lähenemisi. Me ei jõuagi neid kõiki läbi käia. See on suht nagu Minecraft või niimoodi, et olge nagu loovad nende plokkidega, mis teil nagu kasutuses on. Lihtsalt mängige ringi, vaadake, mis töötab, mis ei tööta. Ja loomulikult võib netist lugeda nende asjade kohta, mis töötavad. Nii. Ja nüüd mulle meenub, et peaks nagu gameboardile ka andma selle vihje, et kole, et mäng on nagu kaotatud. Jaa, peaks küll. Nii, kui mulle meenub, siis me vist andsime gameboardi sisse. Jaa. Väga hea, järelikult ma saan küsida seda. Get gameboard, täiesti olemas. Nii, mis gameboardi, kui ma panen punkti siia lõppu, siis ma saan näha, mis meetodid tal on. Mul pole õrna aimugi, kas tal on äkki midagi, mida me saame kohe kasutada. Loose game,
This function will mark the game as lost. Kuule, see on vist täpselt see, mida me otsime. Nii. Ja korras. Ja me oleme teinud põhimõtteliselt siin mõne nupula vajutusega täiesti nagu uue asja, vastupidise. Ja samal ajal nagu, vaadake, kui vähe koodi meil siin on reaalselt. Meil on mingi 2 funktsiooni. Ja samal ajal, kui see originaalne game tile omab mingisugust tohu ja hunnikut see. See on päris kõva võit. Ja see hakkab teie Java kursuses lugema, kui te tahate asju lihtsamini saada. Ma ei tea, kas teile sellist kodust ülesannet tehakse, aga meil oli selline kodune ülesanne, et loe ühe lehekülje pealt, minu arust tuli mingisugused koordinaadid saada sealt. See tõmba need koordinaadid sisse, või noh, sa saad hunniku datat sealt, võtad koordinaadid välja, saadad koordinaadid teisele lehele, tema saadab sulle tagasi hunnik pilte. Ja see oligi see, et seda saaks lahendada niimoodi, et sul on näiteks 3 klassi või 2 klassi isegi. Sul on üks klass, mis nagu on dedicated sellele, et ta võtab veebilehega ühendust ja küsib selle data sealt tagasi. Sul on 2 klassi, mis näiteks extendivad seda või kasutavad teda objektina ära, lihtsalt, et saada sealt see data ja siis hakata ise parsima seda. Nii. Nüüd võiks selle tile'i nagu sisse ka Google'ile panna. Võtame lahti oma selle gameboard'i, mis meil on. Get player surroundings, gameboard. Aha, set board size, make game tiles. Kõlab nagu kuidagi tuttavalt. Make game tiles. See ilmselt teeb meile selle mängulaua. Nii vaatame, mis siin sellest toimub. Aha, jah, see ilmselt teebki meile mängulaua. Näete, game tiles on siin. Board size paneme sisse ilusti. Ilusa ruudu teeme. Seejärel me käime läbi selle jada. Ja nüüd me kontrollime. Kui see koordinaat, mis meil käes on äär, siis me teeme siia uue tile'i, millega saab võita. Kui tegemist on äärega, või noh, kui tegemist on mingi sisuga, siis paneme lihtsalt tavalise tile'i siia. Ja need on kõik new'id või niimoodi. Ma võin selle täiesti rahulikult siit ära asendada praegu, ütleme niimoodi, et mänguloogika just muutus. Mis meil oli? Losable game tile. Saame selle sisse importida. Ja ühe asja teeme veel ümber. Meil oli siin funktsioon nimega lose game. Aha. Heaks juks anname praegu märku sellest. Peaks tegelikult andma mujal märku, aga siiski. All is lost. Ja win game. Nii, ja nüüd me näeme kohe ära. Nii, paneme mängu tööle. Mul on ta siin mingisuguses X kohas. Nii, hakkame kõndima ääre poole. Game has ended. Okay. Aha, selge, ma sain näkku. See on ääretult hea uudis. Nii, ja vahetame tagasi, kuidas oli meie võidu oma. Nii, mis on? Aha. Nagu näha, põhimõtteliselt siin mingisuguse paari koodi muudatusega ma põhimõtteliselt pöörasin oma mängu täiesti teistpidi. Nii, üks asi veel, et jätame praegu selleks, et ääre osad on need, mida me tahame, et me võidaksime. Aga mis mõte on nagu labürindil, kui meil mingit nagu reaalselt labyrinti ei ole või niimoodi? Meil mingi sein võiks vähemalt olla või nii. Et kui me vaatasime seda game tile'i, siis me nägime, et siin olid sellised asjad nagu unregistered player ja registered player, ehk funktsioonid, mis võtavad mängijat tile'ile vastu või saadavad sealt rõõmsalt minema. Ja playerit, kui me vaatame, siis meil on siin selline funktsioon, mis paneb ta liikuma. Receive input. Nüüd ma tean, et selle puhul just nimelt, kuidas ma seda funktsiooni implementeerin, ma tean, et kõik inputid, mis mul sisse tulevad, on seotud liikumisega.
see esimene asi, mida ma kohe teen, ma võtan ennast laualt lahti, küsin gameboardi käest tile'i, ma tean, kus ma olen, meie koordinaadid, ma võtan ennast siit unregisterin. Kui see ei tööta, siis no jah, mis seal ikka, ma ei saa oma laua pealt nahku tõmmata. Kui see töötab, siis vastavalt inputile ma liigutan ennast ja seejärel on funktsioon move to tile or roll back, millega ma järjekordselt olen hunniku koodi ära peitnud, sest ma ei tahtnud näha seda lihtsalt. Üritan registreerida uuele tile'ile, ei saa. Seejärel üritan vanale tagasi minna. Ja läheb niimoodi. Nii. Aga davai, teeme seina endale. Game tile'i me mäletame kõik, ääretult keeruline nikats. Teeme uue klassi. Teeme sihukese klassi nimega wall tile. Ja nüüd meie eesmärk on teha tile, kuhu peale ei ole võimalik liikuda. Nii, mis meil on? Aha, konstruktorit tahab sisse. Konstruktori saab. Nii. Nii, register player. Aha, siia tuli player ka sisse. Selle me override'ime. Playerist me kahjuks peame midagi teadma. Ja registreerimise, et kui me mäletame, mis selle asja nagu definitsioon oli, me väljastame true, kui nagu tile'ile liikumine õnnestus ja me anname tagasi false, kui tile'ile liikumine ei õnnestunud. Peaks olema päris lihtne. Jaa, me tegime täiesti uue klassi lihtsalt, et siia kirjutada return false. Ja nüüd me saame seda kohe kasutada. Võtame oma gameboardi lahti. Ja ma usun, et võiks panna siia natukene juurde paar seina. Mis meil on? Ma usun, et koordinaatidele 2 ja 2 võiks jätta ühe läbimatu seina. New, mis meil oli? Wall tile. Mis ta sisse tahtis saada? Aha, markerit. Kuidas me märgime seda? Millega võiks seina märkida? Suure S-tähega. Päris loogiline. Nii, teame, et asub koordinaatidele 2 ja 2. Anname talle selle ka kaasa, et gameboardi iseenda. Et ta teaks nagu, kus on andmebaas. See on kogu see point. Nii. Ja seejärel paneme rahulikult käima. Ja nüüd meil peaks olema üleval. Ja näed, seal see essikene ongi. No, läheme vaatame, kas saame peale astuda või ei saa. No, ei lähe. Ei ole võimalik meie essikesele astuda. Meil on sein olemas. Põhimõtteliselt selle alusel me võiksime siia lihtsalt laborindi ehitada. Jälle mingisugune paar rida koodi, aga me oleme juba mängu muutnud. Nii, mis siin veel võiks olla? Meil võiks olla mingisugune tile, kui sa sinna peale lähed, siis võetakse kinni lihtsalt. Ütleme näiteks hoitakse 2 või 3 käiku. Nii, teeme siis juurde. Mäletan, et soo on alati ääretult tore koht. Sellepärast, et inimesed lihtsalt ei suuda seal kõndida, suudab püstigi seista. Teeme endale uue tile'i nimega Marsh. Marsh on jälle game tile. Saab jälle endale konstruktori. Ja nüüd meil võiks selline asi olla, ja hakkame mõtlema, kuidas see kinnihoidmist teha. Ilmselgelt, kui me registreerime mängija sinna, siis me peaksime ilmselt midagi muutma. Mis see võiks küll olla? Me võiksime öelda, et me hoiame mängijat
3 turn'i kinni. Nii, võtame mängi ilusti sisse. Nii. Mis on esimene asi, mis me võiksime teha? Aha. Teeme siin natukene magic numbridega sellegi poolest. Private int, turns to hold. Mitu turni hoiame mängijad kinni. Paneme selle 3. Ja seejärel mängija vastuvõtmine toimub ikka nagu mängija vastuvõtmine. Kutsume välja superfunktsiooni, mis töötaks täpselt, mängija vastuvõtmine töötab täpselt nagu vanemal peal. Midagi muud siin erilist ei ole, nii et tagastuse võime küsida sealt. Kõik on täiesti okei. Seejärel mängija väljaandmine ei käi nii lihtsalt. Kui me tahame mängijat hakata välja lubama siit taililt, siis teeme natuke hookuspookust. Nii, teeme niimoodi, et kui ta on seal oma 3 turni ära istunud, siis me lubame teda. Jälle, väljakäimine toimub jälle täpselt samamoodi, nagu vanemal on see defineeritud, nii et me kasutame vanema funktsiooni ära. Me ei hakka ise siin mingisugust icon exchange ega midagi muud tegema. See näitab see, et kui me oleme teda hoidnud nii kaua. Kui me oleme teda vähem hoidnud, turns to hold, võtame siit ühe maha ja väljastame false'i. Sorry, ma ei saa sind lahti lasta. Sa oled ikka veel siin kinni. Nii, me võiksime selle oma gameboardi jälle panna. Nii. Kui keegi midagi ei jõudnud, siis te võite mulle julgelt öelda, lähme tagasi eelmise slaidi juurde. Nii, kus meil oli marš? Unregister. Unregisterile paneme override notationiga. Natukene mööda kirjutasin sellega. Parandame nime kohe ära. See on valesti. Okei. See on väikse tähega praegu. Me hakka teda ümber muutma. Nii, on kõik korras. Nii, ja seejärel ongi unregister toimub meil täpselt niimoodi, et vaatame, et kui me oleme hoidnud teda 3 turni kinni, mille me paneme siin paika, siis me laseme ta lahti. Kui ei ole teda hoidnud 3 turni kinni, sorry, false. Ja miks ma siia nagu lihtsalt ei pane true või niimoodi, isegi kui ma kirjutaksin ise selle loogika, mis siin taga on või niimoodi. Punkt 1 oleks koodi kopeerimine, punkt 2 päris täpselt ei tea, äkki on mingid efektid mängus või niimoodi. Äkki playeril on mingid efektid, mis ei lase tal nagu tailile minna. Okei, ja võtame gameboardi uuesti ette. Teeme koordinaatidele 4-4. Teeme uue soo siia. Soo võiks olla, paneme suure M-i. 4-4. Anname ennast ka kaasa, et teaks, kus oleks andmebaas. Ja kutsume marši sisse, mis me just tegime. Nii, paneme tööle. Näed, seal ta ongi. Nii, lähme hüppame pea ees soo auku. Nii, ma olen olemas. Ma ei saa liikuda.
kurat! Stupid game. Nii, nagu näha, ta hästi töötab. Ja mis meil on? Jälle natukene koodi juurde, midagi erilist siin ei olnud. Sarnane asi, lihtsalt natukene töötab teistmoodi, meie eriversioon. Extendime. Kui on mingisugune hull loogika viga või niimoodi selles klassis endas, vot siis muudame klassi. Ainult siis, kui seal on viga, siis muudame. Või kui mingi loogika muutus, mis iganes muud. Muidu extendime, kui teeme eriversioone. Nii, mis veel? Äkki teeks siis juba mingisuguse täiesti uue gameboardi või midagi. Näiteks oleks võib-olla marše täis või ennem seda paneme võib-olla mingisugused losing tailid sinna sisse või mingisugused nähtamatud tailid. Mis see on, et praegu game tile on niimoodi, et ta on, mis ta on, aga selle tekstuuri anname me gameboardis ise kaasa. Põhimõtteliselt me võiksime teha mingisuguse uue gameboardi, kus on näiteks täiesti teised tekstuurid, nendele täpselt samadele asjadele, mis me siin oleme teinud. Võiksime teha näiteks nii klaviatuur piksab kilvast jälle. Teeme game componentsitesse uue klassi, paneme retextured gameboard. Nii. Nüüd extendime gameboardi. Nii, nüüd ta tahab juba saada konstruktorit ilusti sisse, see on täiesti okei minu poolt. Nii, ja nüüd on nagu üks kindel funktsioon, mis ma tahan ümber kirjutada. See on see gameboard ise, make game tiles, see, kus ta teeb nagu mänguvälja ära. Ülejäänud, kas määrame äärt või ei määra äärt, kas on koordinaadi korrektsus, see ei huvita meid. Lihtsalt just nimelt seda tahan. Ja ma tahan ainult neid nagu graafikat muuta või niimoodi. Ma tahan, et see asi näeks lihtsalt natukene teistmoodi välja. Nüüd iseenesest oleks ääretult tore, kui ma saan lihtsalt nagu need vastavad read lihtsalt ümber kopeerida ja sealt muudatuse ära teha, aga kahjuks ei ole nii lihtne. Kui me kirjutame üle mingisugust funktsiooni või niimoodi, siis me kirjutame üle terve funktsiooni või me kirjutame mitte midagi üle. Et me ei saa nagu kirjutada üle osalist funktsiooni. Ja kahjuks nagu ainukene asi, mis me saamegi siin teha, on see asi lihtsalt nagu plokki tõmmata ja ümber kopeerida. Siia. Oota. Ta on kogu funktsioon. Ja nagu te näete, siin ees on protected. Ma kasutan seda make game tilesi ainult funktsiooni siseselt ometi. Ma panen siia protected, sest ma tahan, et inimestel oleks võimalus moodida seda. See modern friendly nagu, öeldakse mängude puhul. Nii, aha. Siin on see sama teema. Game tiles, mis meil gameboardi puhul on private ja on ka hea, et ta niimoodi on. Me ei taha igaüks mingisugune suvaline, mingisugune junior developer, kes ei saa mitte muffigi aru, tuleb ja lihtsalt hakkab seda asja mingi ümber nikerdama kuskilt mujalt funktsioonist. See on hea, kui meil on getter minu arust oli olemas. Get game tiles, väga hea. Ja see ongi niimoodi selle asemel, mis meil siin on. Me kirjutame lihtsalt this, get, game tiles. Ma lugesin midagi valesti siit. Jaa, on küll.
nii, mis nüüd on? Jaa, tahab seda. Okei, ma päris täpselt ei mäleta, mis selle teema oli. Okei. No saab minna ka teist teed moodi. Võtame selle private'i siit maha ja paneme siia protected. Väga lihtne, kõik probleemid lahendatud. Natukene loll lahendus, aga praegu on kiire. Siit rahulikult tõmbame undo'd maha. Nii, korras. Board size. Okei. Tundub olevat. Ja nüüd paneme lihtsalt uued tekstuurid. Ning ääres on tailid, mis kaotavad meie mängu. Siis paneme siia loosable game tiles, mille me peame sisse importima. Seal teeme, et ääred ei oleks enam nagu trellid, nagu Rootsi kardinad või niimoodi. Me tahame inimesi nagu meelitada halvale teele. Siis paneme midagi ilusat. Ma arvan näiteks, et dollari märk. Kõiki tõmbab raha ligidale. Selle kooloni võiks ära muuta. Võiksime panna hoopis näiteks tärnid siia asemele. Meie sein. Meie sein võiks trellid olla. Soo võiks olla mingisugune hüüumärgi, et ära siia mine. Ja kokkuvõttes meil siiski võiks olla mingisugune tile, millega me saaksime võita. Paneme ta 8x8. Ja teeme, et meie võidetav nagu see koht. Talle jätame näiteks @märgi. Meenutame talle, et sa oled 8x9. Ja kaasa anname meie enda. Nii. Ja nüüd meil on meie uus gameboard on valmis. Kuna me oleme üle kirjutanud ainult ühe meetodi, siis meil on olemas absoluutselt kõik meetodid, mis on algupärases GameTile'is, mis tähendab, et me võime selle asja täiesti vabalt meie mootorisse sisse nagu sööta. Nüüd otsime üles selle klassi, mis käitub meie vändana. Seejärel, kus on meie gameboard? Näed siin. Ja nüüd, kui me teeme uut gameboardi, siis me ütleme, et tegemist on nii, kas ma kirjutan selle õigesti? Jep. Ütleme, et tegemist on nüüd uue gameboardiga. Ma teen seda main klassis, kui kõik jõudsid. Ja muu on kõik sama. Jaa. Gameboardis. Gameboardis endas ei muutunud ma midagi. See error. Jaa, gameboardis endas, õigus, jah. Vaata, sul on süke muuta nagu game tiles. Märkad, et sinul on see private. Nii, see on protected. Sa pead kõik salvestama ka. Save all. Ja teine oli, siin oli get board size. Lihtsalt hõlju hiir selle kohale ja vajuta seda create getters and setters for this. No, minul seda ei ole enam, ma olen selle ära muutnud juba. Aga liigutad hiire sinna kohale, siis sul tuleb, nagu menüü tuleb lahti, kui sa ootad natukene aega. Ja seejärel sa saad sealt panna create getters and setters ja ta vahetab sul need ära rõõmsalt. Siis kõik on okei. Nii. Seejärel, mis me ära vahetasime? Panime retextured gameboardi. Kui me selle asja tööle paneme,
No nii, mängulaud on vapsi teistsugune. Kõnnime ringi, huvitav, kas kõik töötab ikka samamoodi või? Äkki on mingisugune muu must maagia. Lähme vaatame soo peale. Ei, soo pealt välja ei saa. Sain. Üritame läbi seina kõndida. Nope, not gonna work. Okei, davai, ma tahan näkku saada. Jep, ma kaotasin. Kas ma võite ka saan või? See ärgikene siin. Sinna poole. Aha, mäng lõppes võidukalt. Selge. Kõik on olemas. Nii. Nagu te näete, põhimõtteliselt väikese koodi muutusega on võimalik ääretult palju ära teha. See on, me panime lihtsalt teised tekstuurid endale kogu lauale. Tegime endale terve hunniku taile juurde. Ja kõik töötab. Natukene lihtsalt vaadake seda. Okei, ärge seda vaadake. Vaadake seda. Vaadake, kui vähe. Natukene lihtsalt kirjutate ja juba kõik plaks, kõik on täiesti teistsugune töötab. Ja see baaskood, kogu see ei ära, seda ei viitsi mitte keegi vaadata. See on lihtsalt peidame ära. Retextured gameboard täpselt samamoodi, üks funktsioon lihtsalt. Ja kogu see muu tohuvabobu, kogu see muu kraam, mis siin on, kadunud. Kedagi huvita, mis see on. Nii. No sellisel juhul räägiksin, mida võiksite kodus mõelda. Aha. Räägime, vaatame korraks üle playeri klassi. Ja siis ma mõtlen seda, et kodus võiksite playerile näiteks elud teha või niimoodi. Või näiteks palju ta saab käia ennem, kui ta peab magama. Või mingisugused siuksed asjad. Playeril on receive input. See on see, mis saab inputi sisse ja see töötleb seda vastavalt. Siia võite näiteks juurde panna, ütleme näiteks, et player rääkima saada või niimoodi. Ja siis ilmselt tuleb seda teha natukene ennem siin. Seejärel, mis see on? Ikoonide sättimine, need on kõik getterid, setterid. Playeri enda konstruktor antakse lihtsalt ikoon kaasa, midagi erilist ei ole. Kõik. Sjo. Ja muu, sükene lihtne loogika. Seejärel räägime ära kodusest ülesandest. Koduse ülesande puhul on niimoodi, et te võite seda teha, te ei pea seda tegema. Sellepärast, et mingisuguseid punkte või midagi sellest ma ei anna. Lihtsalt nagu, mis te saate, on niimoodi, et saate nagu tagasisidet või niimoodi. Ja ise loomulikult natukene praktikat või niimoodi, sest kui te ei harjuta, siis koodimisoskus ei tule. Nii, kodutöö. Kodutöö siis teeme niimoodi, et kui te teete, saadate sellisele aadressile. Nii, kas kõik näevad seda? Selge, ma võtan seda kui jaa vastust. lapikud.c@gmail.com, et see on meie C-koolituse aadress või niimoodi. Aga teeme nüüd niimoodi, et saadame Java tööd sinna. Pange pealkirjaks, ma usun, et võiks panna rahulikult Java koolitus. Nii, teeme notepadi lahti, kirjutame ülesse, mida me võiksime sinna sisse panna. Nii, font suuremaks, 20 liiga vähe, ma olen egoist. Nii, esimene asi, mis meil võiks teha, layeril võiks olla elud. Jaa, really. Playeril võiks olla mingisugused elud või niimoodi. Kui elud, playeri enda klass peab nagu arvestust nende üle. Kui elud saavad otsa, siis me kaotame mängu. Kui elud on olemas, siis mäng läheb edasi. Seejärel, mis meil võiks veel olla? Meil võiks olla mingisugune uus gameboard, mingisugune laborint või niimoodi. Mingisugune reaalne laborint, kus sa pead välja pääsema või niimoodi. Seejärel, ilmselgelt, kui inimene näeb mingisugust taili või niimoodi ja teab, et seal on märk peale, et see on kahjustav või niimoodi, siis ta ei lähe sinna. Ja siis ilmselgelt maskeerida taile. Maskeerida just nimelt halbu taile või niimoodi. Kõige hullem huijar oleks see, kes paneb Victory taili ja Lose taili ikoonid vahetab ära. Sa arvad, et ma võidan, kuradit developer. Okei. Näiteks maskeerida taile. Seejärel tailid.
kahjustavad näiteks playerit. Tailid, mis võib-olla telepordivad playerit, tailid, mis, ma ei tea, kinnihoidmine oli, mis vastupidine on näiteks, nojah, ei lase ligi või panevad sind muud moodi kuhugile kinni või mida iganes. Laske nagu fantaasial lennata või niimoodi. Ma ei hinda nagu otseselt nagu nende asjade täitmist või niimoodi, ma hindan nagu sellele, kui kaugele te nagu oma kujutlusvõimega lähete. Ja kui palju te saate nagu üleüldises mastaabis tehtud võimalikult vähese koodi hulgaga või niimoodi. Kui palju te suudate nagu seda eksisteerivat koodibaasi ära kasutada selleks, et luua midagi uut. Okei, kas on võib-olla mingisugune soov äkki, mida üle saali öelda, mida võib-olla veel siia listi kirjutada, mis võiks nagu olla, mis võiks nagu õigis mängus olemas olla? Mul endal nagu küll praegu midagi rohkem pähe ei tule. Okei. Sellisel juhul minu poolt on kõik, kui kellelgi on küsimusi, siis küsimustele ma vastan kohe praegu lausa ja head koduteed. Ja järgmine koolitus siis teeme 2D graafikat, tõenäoliselt selle teeme nii enam-vähem nullist. Ja kolmas koolitus tuleb siis 3D graafikust, hakkame FPS-i tegema.